Tere, mina olen Iira. Mõte hakata blogijaks tekkis vajadusest. Kolisin koju või siis majja, kus on ainult elektripliit, aga ahi puudub ja on mikrolaineahi, kuid see mind ei inspireeri. Mulle meeldib küpsetada, aga kui ahju pole, tuleb vastu võtta väljakutsed. Midagi lihtsat, magusat, sooviks ju ka. Käisin poes ja poeletil serval oli silt: säästa raha ja toitu. No nii, nüüd me siis säästame. Täna siis säästsin jogurti ja rosinasaia arvelt. Teen saiavormi pannil. Teen esimest korda, midagi ei kaalu ja kõike teen tunde järgi. Saiavormi teeme rabarberiga. Ja ma ei kasuta moosi, aga kes soovib, võib kasutada moosi, rosinaid, kuivatatud puuvilju, mida leidub kodus. No nii, siin on siis see rabarber koduaiast ja säästetud jogurt ja rosinasai. Kasutame muidugi veel kaneeli, suhkrut, toiduõli, apelsini. Aga kõige olulisem töövahend on meil pann ja elektripliit. Unustasin öelda, et vaja läheb ka kanamuna. Tükeldame rabarberi. Ükskõik kui suured tükid, oma vabal valikul, omal soovil. Kuna meie majas on ainult 2 sööjat, siis väga suurt panni ei kasuta ja väga suurt kohupiimavormi, saia vormi ei tee. Tükeldatud rabarberi asetame siis pannile. Lisame 2 supilusikatäis suhkrut, teelusikatäis vaniljesuhkrut ja karamellistame selle siis kõik. Pliidiplaat on keeratud number 3 peale, aga keerame tagasi number 2. Kõigil on erinevad pliidid, teie peate oma pliiti ise jälgima. No nii, siin ta vaikselt küpseb või karamellistub siis. Küpsetame ta peaaegu pehmeks, sest eks ta panni peal saiade vahel ka küpseb veel. Vahepeal maitske, äkki peate lisame suhkrut. Sõltub, kui hapu on teie rabarber või kui te teete moosiga, siis pole võib-olla üldse suhkrut vaja lisada. No nii, raputame natukene kaneeli. Samuti tunde järgi. Rabarber hakkab vaikselt juba küpsema. Muutub pehmeks ja selliseks, ütleme siis, pudruliks. Kuna minu rabarber on üpris hapu, siis pean lisama veel suhkrut. 2 supilusikatäit lisan. Ja küpsetan nii kaua, kuni kõik suhkur jälle ära sulab. Suhkur on juba väheke karamellistunud, hakkab pruuni värvi tekkima ja rabarber hakkab küpseks saama. Seega on rabarberi moos põhimõtteliselt valmis. Võtame ta plaadi pealt ära. Nüüd tükeldame saia kuubikuteks. Mina tükeldan väikesteks kuubikuteks, aga kui te ei soovi üldse kuubikuteks tükeldada, te võite jätta täiesti saiaviiluna. Küpsetatud rabarberit tõstis vahepeal kaussi jahtuma. Nonii, sai on nüüd tükeldatud kuubikuteks. Ma mõtteliselt jagan 4 osaks selle saia, tükeldatud saia osa, sest 1/4 sellest ma praen panni peal uuesti ära. Kuna mul on 1 pann, siis tuleb osa saiadest pruunistada, et jääks pärast peale selline ilus pruun kiht. Panin pannile sutsu toiduõli ja siis need saiakuubikud. Nüüd praeme nad sellised pruunikaks, nagu oleks ahjust peal küpsetatud. No nii, sai hakkab varsti ilmet võtma. Natuke veel ja siis tõstame selle saia ära. Saial on nüüd varjund peal. Tõstame saia ära. Riivin pestud apelsinil koore. Apelsin on nüüd riivitud. Paneme kaussi jogurti. Jogurtile lisasin riivitud apelsini
Ja nüüd klopin ta korralikult läbi vispliga. Lisame 3 kanamuna. Ispeldame selle kõik omavahel läbi. Lisame selle segule rabarberimoosi, mis oli pannil valmis küpsetatud. Kontrollige, et see moos on piisavalt jahtunud, et ta ei ole kuum ja ei teki sinna imelikke klompe või ka tükke. Maitske, kas see segu on piisavalt magus teile ja vajadusel lisage suhkrut. Minu segu ei ole väga magus, ma pean natuke veel suhkrut lisama. Lisasin 1 supilusika jagu suhkrut veel juurde, sest väga hea maitse on apelsinil ja on tunda ka seda rabarberit väga hästi. No nii, mina hakkan siis seda kõike pannile kokku laduma. Mina lõikasin nüüd pannile küpsetuspaberist igaks juhuks põhja ka. Ma arvan, et siis on lihtsam teda pärast taldriku peale tõsta. Panin hetkel pannile poole koguse saiadest ja seepärast, et teile seletada, et kui te soovite teha kihilist ja näiteks teete seda kohupiimaga või kohupiima ja moosiga, siis saate vahepeale panna selle kohupiima munamassi ja selle moosi ning peale uuesti tõsta teised saiakuubikud. Ja siis valada peale alles munapiimasegu. Kuna mina teen saiavormi ainult saiakuubikutest ja kogu sellest rabarberi jogurti massist, siis ma panen kõik kuubikud panni peale. Nii, kõik saiakuubikud on panni peal. Nüüd kallame peale selle massi. Mul on seda segu umbes pool liitrit. Ma kallasin kõik selle kuubikute peale ja välja ta läheb just selline. Mingit küpsetuspulbrit ega mitte midagi sellist ma ei lisanud. Nagu näete, mul ei ole siin praegu peale puistatud neid küpsetatud saiakuubikuid. Neid veel ei lisa. Laseme tal ikkagi küpseda teatud aja ja siis raputame peale. Peaaegu päris lõpus. Nüüd asetame peale kaane, millel on auk sees. Auguga kahos on väga oluline. Sealt tuleb üleliigne aur välja. Olen pliidi keeranud numbere 1. Nüüd ma annan tal küpseda nii umbes 20 minutit. No kuna ma teen teiega koos täna seda saiavormi panni peal esimest korda, siis vahepeal vaatame, piilume sisse, mis siin toimub. Ahah. Anname tal veel siin küpseda. Nii. Ta on pealt veel vedel suhteliselt. Seega peab veel väheke küpsema. No nii, ma näitan teile vahepeal, mis siin ääre peal toimub. Tõstame selle panni labida natukene tähed üles poole. Näete, küpseb ilusti. Ta on äärest päris hästi küpsed. Siit keskelt on veel vedel. Aga ma arvan, et nüüd on paras aeg panna peale need viimased saiakuubikud, küpsetatud saiakuubikud. Siis nad jõuavad ilusti sinna kinni jääda. Nii. Võtame natuke selle panni labidaga siin nad ühtlaselt laiali. Ära äärtest. Niimoodi. No on enam-vähem ühtlaselt, eks ole. Sealt äärtest ära, et ta ikkagi nagu kinni kleepuks natukene või pajutada.
ta ikkagi sinna sisse jääks. Ja paneme siis kaane tagasi peale. Ja nüüd küpsetame nii kaua, kui valmis saab. Valmistada saab nii nagu kõik saiad ahjus. Tikkuga katsute, kui midagi külge enam ei jää, siis ta on küpse. No ilmselt äärest on pruun ka. No nii, siin ta siis küpseb. Vaikselt, rahulikult. No nii, hakkab vaikselt küpsema ja valmis saama. Täpselt välimus on praegu selline, nagu oleks ahjust tulnud, sest pealt on ilus krõbe. Kuna mul tikku ei ole, siis ma proovime puulabidaga või puunoaga. No peaaegu on küpsenete, natukene jääb veel kinni. Laseme tal veel siin selle all kaane all haududa, siis võtame välja, võtame kaane pealt ära ja laseme jahtuda. Küpseb ta umbes siis 30–40 minutit. See sõltub kõik meie pliitidest, meil on kõigil erinevad pliidid. Nii, aga süüa saab kindlasti pahukoorega, vaniljekastmega, rõusakoorega, kui soovite, kes kisselliga, kes piimaga, kuidas keegi soovib. Ja muidugi võib täiesti vabalt lõigata tükikese või viilu kohvi kõrvale või tee kõrvale. Täpselt nagu kooki. Issand jumal, no väljanägemine on küll super. Nüüd laseme tal jahtuda. Ma arvan, et umbes paar tundi. Mu degusteerija tuleb koju alles kella 5 aeg, no poole 6 aeg. Ja siis me degusteerime koos. No nii, mis ma siis võin öelda? Tulemus on selline, et põhjast oleks võinud natukene heledam olla. See tähendab seda, et sai natuke liiga palju küpsetatud. Aga muidu on täitsa okei. Paber tuli ilusti alt ära. Välimus pealt on täiesti super. Nagu oleks ahjus küpsetatud tänu sellele, et me ennem neid kuubikuid röstisime. Paistab täitsa nagu ahjus oleks küpsetatud. Välimus lahti lõigatuna on ka kena. Paistab, et on küpse. Käega katsudes on väga mahlane. No nii, nüüd saate vabal valikul panna siia juurde siis vaniljekastme, pahukoore, süüa kisselliga, piimaga, hapukoorega, kes soovib. Valik on teie. Maitselt võin öelda, on magus hapu ja hästi mahlane. Kuna panime apelsini koort, siis see apelsini koor annab sellise omameki ja muidugi see rabarberi selline hapusus on ka tunda, aga ei ole liiast hapu ja ei ole liiast läinamagus. Aitäh kõigile, kes minuga kokkasid.